Vabadus on üks põhilisi kriteeriume kunstis, vähemalt minu jaoks, ütleme sellise tunnetusliku aspekti kõrval. Mis see siis see vabadus on või kuidas sellest aru saada, siis pigem on tema vabaduse tunnetamine toimub tihtipeale, kui sa tajud, et vabadust ei ole. Et selle puudumise kaudu tegelikult. Võib-olla kunsti funktsioon ongi kogu aeg tajuda kuklas seda, et vabadust ei ole ja kogu aeg sinna poole liikuda. Et ega kunst selles mõttes ei olegi nagu lõplik asi. Et võib-olla ongi ta selle definitsiooni järgi selline pidev, selline muutuv liikumine, pidev otsing. Ja kunstnik nagu hakkab otsima kõikvõimalikke võimalusi, nii nagu vesi pressib igast pisikesest ka pilust läbi ja siis ka selle vabaduse otsimisega, et nähtavasti otsitakse kõikvõimalikke alternatiivseid väljendusvõimalusi, nagu nõukogude ajal oli kirjandus, oli see eriti hea näide selles, et osati nagu teksti taha nagu mitmetähenduslikult sellist koodi nagu lisada. Teatav selline irratsionaalsus ja seletamatus ja mõistatus, mis tekib vaatas või küsimus. See ongi võib-olla just selle kunstivabaduse dimensioon, see irratsionaalne tasand. Sest kui me kõik ära seletame, siis on see suhteliselt kitsas ja piiritletud ja kus see vabadus siis enam on. Meil pole, olemegi kinni selles, kas või selles mõistes või selles tundes või emotsioonis, mida kunstnik üritab manipuleerida vaataja peale. Aga jätta just see irratsionaalne tasand, selline ambivalentne, selline tõlgendamisvõimalus, see ongi tegelikult vabadus. Antud juhul on siis nagu võetud aluseks tegelikult üks selline plakatlik maalikujund, mis on kunagi, ma ei eksi, mingi 8 aastat tagasi maalitud. Ja mulle tundus, et see nagu selle teemaga nagu hästi nagu sobib. 1991 ma tegin vist oma esimese personaalnäituse Vaalgaleriis. Ja siis selleks puhuks sai nagu ka flyer trükitud. Ja selle flyeri peal oli siis selline kujund, kus mees hoidis niimoodi käsi kuklal ja ütleme, et käed ja pea siis moodustasid nagu silma. Ma kasutan ennast nagu pigem sellisest mugavusest tsoonist, et ma olen endal nagu käepärast siin, vaatan ennast peeglisse, ma olen tegelikult mingi inimese arhetüüp enda jaoks. Et kui oleks kogu aeg mingi teine modell võtta, väitsa vabalt võiks ka kedagi teist kasutada. Et tahes tahtmata kunstnik kasutab oma elukogemust ja läbielamisi, aga minu jaoks ei ole, need nagu dokumentaalselt nagu ei pea nagu kattuma täiesti. Ma ikkagi loon mingit universaalset keelt või universaalset jutustust, kujundit. Ja meie kunstiturg on niivõrd kitsukene, et me peame toimima rahvusvaheliselt tahes tahtmata. Isegi kui ma eegeldaksin mingeid etnograafilisi mustreid, ka neid ma peaksin ja üritama väljapoole viia. Ja nii või teisiti on seal side kõige muu maailma kultuuriga strukturaalselt või kujundi keele kaudu. Ma olen teinud üsna palju erinevaid variante sellele ka. Ja nähtavasti ta ei ole veel nagu päris ennast nagu ammendanud mingis aspektis, et on jõudnud nagu siia graafikasse nagu välja. Et eemalt vaadates need figuurid nagu võib-olla sulanduvad mingis mõttes optiliselt nagu tausta ja jääbki ainult see silmakujund nagu tegelikult. Et see on nagu selline eesmärk sellele, et see kujund nagu eelkõige nagu kõnetaks ja annaks selliseid ambivalentseid selliseid tõlgendamisvõimalusi.